Täna loeme raamatut Muinasjutte loomadest ja esimene lugu, mis me siit lugema hakkame, on 3 põrsakest. Elasid kord ühes metsamajakeses 3 rõõmsat põrsakest, ema ja isaga. Kui pojad suureks kasvasid, otsustas igaüks neist endale majakese ehitada. Esimene põrsake, pere Laiskvorst, võttis nõuks ehitada oma maja põhust. Imekähku oli onnike valmis ja põrsas võis taas niisama logeleda. Teine põrsake, kes oli paras õgard, eelistas puuhütti. Ta asus suure õhinaga ehitustöö kallale. Ei läinudki kaua aega, kui majake oli püsti ja põrsas sättis end mõnuga õunu vitsutama. 3. põrsake, vendadest kõige töökam, ehitas oma maja kivist ja tsemendist. Kulus tükk aega, enne kui ta tööga ühele poole sai. Aga seest oli maja turvaline ja väga ilus. Mõne aja pärast hiilis esimese põrsakese majakese juurde näljane hunt. Tee uks lahti või ma puhun su maja pisuks ja põrmuks. Et põrsake ust ei avanud, hakkaski Võsavillem tugevasti puhuma. Ning põhumajake lagunes koost. Maja peremees põgenes kabuhirmus venna juurde pakku. Hunt läks talle sinna järele ja hüüdis läve ees. Tee aga uks lahti või ma puhun su maja tükkideks. Ka teine põrsake ei avanud kriimsilmale ust ja kui hunt puhus, siis vajus seegi hütike kokku. Hirmunud põrsad lidusid välkkiirelt 3. velle majja. Õige pea kloppis Võsavillem taas uksele ja käratas. Tee uks heaga lahti või muidu puhun su maja maatasa. Eks sa puhu, kui tahad, aga ust ma sulle lahti ei tee, vastas 3. põrsake. Hunt puhus ja puhus täiest jõust, kuid majas ei liikunud ükski kivi. Hunt ronis majakese katusele ja libistas end kamina kaudu tuppa. Põrsakesed olid tõstnud kaminasse tule keeva veega. Hallivatimees prantsatas sinna sisse. Hunt tegi majast putket ega tulnud enam kunagi tagasi. Sellest ajast peale elasid põrsakesed rahus.